Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Päevad lähevad ja aastad mööduvad ja sul on kiire, on väga kiire, sa aina kuhugi tõttad ja päeva püüad ja märkamatult õhtu ongi käes. Ei aeg ei peatu, ei. Ei aeg ei peatu, ei. Sa peatu hetkeks ja mõtle veidi, kes vaikust kiirustamata, sest aastad lähevad ja päevad mööduvad. Mis saab, mis tuleb, kui kaugel oled, kas tead ka kuhuni tõttad, kui ootad veidi, näed järele, sul jõudnud ongi päev. Ei aeg ei peatu, ei. 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 Come Mr. Tallyman, tally me banana. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund, Tallinna stuudios Peeter Koppel, Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi laulis Ivo Linna. Ja see laul Aeg ei peatu on pühendatud kõigile neile poliitikutele, kes vähem kui 10 minutit tagasi istusid maha või laua taha, et arutada valitsuse uut koosseisu, jagada ministrite portfelle ja panna paika uus ja aktiivne suund või kurss meie riigi elus. Ja meiegi arutame kõiki neid asju ja ma loodan, et keegi seal poliitikutest, et tal on üks klapp kõrvas ja ta kuulab samal ajal ka siis Keskpäevatundi, nii et kindlasti saab meie käest ka uusi ja häid mõtteid, aga selle laulu paatos, et aeg ei peatu, see ongi just sõnum siis kõigile neile inimestele, kes Eesti riigi asjadega praegusel ajal tegelevad. Aeg ei peatu, aeg on väga kiire, selline mõnus susside lohistamine, ministeeriumi koridoris käimine, kabinettides vaikselt asjade ajamine, see tegevus ei ole sobiv praeguseks ajaks. See, mida me vajame, on energilist juhtimist, head valitsemist, et inimesed teaksid, mida nad teevad ja et nad otsustaksid kiiresti ja viiksid oma otsused kiirelt ellu ka. No ja Priit, sul on jumala õigus, eks me ei ole seda ju vajanud igal ajal, aga viimastel aastatel ilmselt alates pandeemiast veel rohkem kui kunagi varem. Ja üht-teist ju me oleme õppinud ka, aga tõepoolest, praegu on selge see, et valitsuses 2 parteid ja need 2 parteid on seadnud sellesse valitsuskoalitsiooni alusleppesse mingisugused väga üldised põhimõtted. Riigikaitse number 1, maksud ja konkurentsivõime number 2 ja number 3, mida nad rõhutavad, lihtne asja ajamine ja bürokraatia vähendamine. Vot see on riigikaitse kõrval see teine asi, mida mina väga ootan ja näha tahan. Need on huvitaval kombel kõik sellised asjad, mis tegelikult on ka maailmas, eriti sellises arenenud läänes hetkel kõige populaarsemad, sellepärast, et on aru saadud, et senisel viisil juhtimine ja sellisel viisil majandusele lähenemine ei ole andnud teps mitte selliseid tulemusi, nagu on oodatud. Ehk siis, kui me mõtleme kontseptsioonile konkurentsivõime näiteks, siis mitte midagi ei ole parata, vaadates Euroopat, me oleme igatepidi maha jäänud.
ja meie selline nii-öelda tootlikkus ei genereeri piisavat väärtust, et teha kaitseinvesteeringuid, evida seda heaolu ja natukene on tunda sellist nii-öelda maailma trendidega kaasaminekut ja natukene on tunda sellist võib-olla heas mõttes paanikat, et kui me midagi ei tee, siis ei lähe paremaks ja selles kontekstis loomulikult see Ivo Linna Aeg ei peatu oli päris õige laul ka. No jaa, aga kuidas me siis oleme nii maha jäänud? Meil ju palk tõuseb ja mis on tegelikult konkurentsivõime puhul juba mõnede riikide puhul problemaatiline. Tööjõuturul on meil kõik väga hästi ja ma saan aru, et ka eksport ju on hakanud vaikselt kasvama, et mingid märgid, Peeter, on ju ikkagi sellised, millega mina võhik ennast lohutan. No vaata, see on see, et millistesse kingadesse ennast panna, et loomulikult kui nii-öelda kuuluda tööjõu hulka, nagu me sinuga kuulume, siis see, et meil on tööjõupuudus, see, et meil on tööd rohkem kui inimesi, loomulikult tekitab meie jaoks positiivse tunde, sellepärast et meie reaalpalk kipub sellises kontekstis kasvama. Kui nüüd aga olla ettevõtja ja mõelda sellele, et tahaks nagu midagi teha, ja siis hakata mõtlema nendele tööjõukuludele, hakata mõtlema sellele, et need kasvavad edasi, sellepärast, et meie rahvastikutrendid on sellised, nagu nad on, siis jälle ei ole nii mõnus. Ja mis meie majandust ja seda ekspordi paranemist puudutab, siin on ikkagi ka päris palju tegemist sellega, et kui eurointressimäärad lähevad odavamaks, siis meie sihtturgudel tarbijate võimekus kasvab ja meil läheb natukene paremini. Aga selles mõttes jah, et see sõltub väga palju sellest, et kelle kingades olla. Töövõtja kingades olla päris mõnus, tööandja kingades väga paljudes valdkondades kindlasti mitte. Ja tänases, Priit, ühe repliigi, ja tänases päevas olles on ka lihtsam olla kui tulevikule mõeldes. Meil on täna 270 000 pensioniealist inimest. 5 aasta pärast on neid 290 000. Ja kui me vaatame nüüd neid, kes kuulavad meie saadet või kes on potentsiaalselt meie saate kuulajad, kui palju Eestis inimesi on, siis ma arvan, et ettevõtjaid on siis nende hulgas 10 000 või palju? No üldiselt öeldakse, raamatutarkus ütleb, et kuskil niimoodi 5% kipub olema kogu populatsioonist neid inimesi, kes ettevõtjateks kõlbavad või evivad selleks vajalikke oskusi ja teadmisi ja isikuomadusi. Ja. No selge, ühesõnaga selline väike hulk, aga väga oluline, sellepärast nemad on need, kes majandust kasvatavad ja majandust tagant tõukavad, eest veavad ja nii edasi. Ja kui siin juttu tuli nendest keskmistest palkadest, ma mäletan, paar nädalat tagasi olid ühed andmed, mis ringi liikusid. Ma ei mäleta, kes need andmed oli kokku pannud, aga seal oli võrreldud siis riigiametnike ja siis eraettevõtete töötaja keskmist palka. Seal oli 1000-eurone vahe, ma olen lugenud nüüd viimasel ajal pikki ajalehe artikleid sellest, kuidas mõned ministrid kurdavad, kuidas nad ei leia siia-sinna endale vajalikku töötajat, kuigi keskmine palk on 3500 kuni 4500 või midagi taolist. Siis ma mõtlen, et vaesed meie, kes ei ole siis riigiaparaadis. Aga antud juhul, millest me siin nagu kindlasti räägime, on see, et kui 2 erakonda istuvad laua taga ja hakkavad siis riigi asju ajama, et siis nad sõlmivad mingisuguse lepingu, et me oleme üsna palju kritiseerinud siin seda nähtust, mis on seda koalitsioonilepingut, mis ei ole ühegi Eesti seaduse kohal mitte mingisugune dokument, see on mitte paberil üldse, aga ometigi ta on mõnikord kõrgem kui kõik muud paberid kokku ja selle suure üllatusena siis seekord, mulle tundub küll, et üllatus, et on neid paberid koguni 2 tükki, et nad kipuvad palju nõma. Esimene on siis koalitsiooni aluslepe, mis joonistab sellise üldise raamistiku, kus on siis kirjas, et mis on nagu olulisemad teemad, kus on riigikaitse, julgeolek, maksud ja majanduse konkurentsivõime, millest me juba siin varemalt teame, ja mis on olnud ka varasemates koalitsioonilepetes, aga siis sellele tuleb lisaks juurde veel Eesti 200 ja Reformierakonna nii-öelda detailsem koalitsioonilepe, kus nad panevad paika oma sellised põhipunktid, aga Priit, astu samm edasi ja sealt edasi tulevad kõigi ministeeriumite tegevusplaan. Ja, aga ma mõtlesin enne natukene veel sellele, et kes siis
omavahel millest läbi räägivad, et kui me räägime Reformierakonnast, et siis me saame aru, see on erakond, millel on 38 kohta Riigikogus, see on massiivne, see on selline olukord, mida väga pikka aega ei ole olnud, et üks erakond lihtsalt meil on üks erakond, ilma kelleta valitseda ei ole võimalik meie parlamendi aritmeetika järgi ja see on kõik täiesti arusaadav. Nii, aga kes siis õieti on siis Eesti 200 või mis asi see on, et kas nad on vasakpoolsed või nad on, nagu me kuuleme nüüd, on nad sellised keskmised tsentristid või siis, nagu viimastel nädalatel kuuleme, on nad leidnud südames oma parempoolsuse üles, et kui palju neid nagu üldse on, kui me oleme kuulnud, et mitmed neist on käinud ennast juba pakkumas Reformierakonnale, sellepärast, et arvestades Eesti 200 praegust reitingut jälle kuskil seal mingisuguse 2-3% ringis, siis on ju selge, et neid ei saa olema järgmises Riigikogus, et kõik need inimesed, kes tahavad riigi asju ajada ja kes on praegu Eesti 200 nimekirjas, peavad ennast kuhugi ära sokutama, sellepärast see erakond, vabandage, nüüd kõik need, kes hakkavad homme rääkima, et nad tõusevad jalu, tõusevad kõigepealt põlvili, ütleme niimoodi, kõigepealt nad tõusevad põlvili, siis nad tõusevad toolile, siis nad seisavad püsti ja siis nende erakond on suur ja vägev, et see on täielik jama, mitte midagi taolist ei ole, nende saatus on absoluutselt ebaselge. Kes siis kellega läbi räägib, et kas sellise seltskonnaga on üldse mingit mõtet läbi rääkida? Ja muidugi on, jah. Kui sa küsisid, et kas Eesti 200 on vasakpoolsed, siis ei, vasakpoolsed lahkusid valitsusest või sunniti valitsusest lahkuma ja vasakpoolsed on ka väga, väga pahased selle peale, et nad sunniti valitsusest lahkuma ja rõhutavad seda, kuidas on nad endiselt vasakpoolsed, ma räägin siis sotsidest. Aga tegelikult on niimoodi, et valitsuse vahetus ju kasvatas Reformierakonna reitingut, vähemalt niimoodi selgub Emori viimasest küsitlusest, mis on nüüd tehtud lõppeva nädala jooksul ja kasvanud on see 4%, mis ületab 2 korda veapiiri. Veebruaris oli Reformierakonna reiting 14%, nüüd 18% ja veebruari reiting oli neil viimase 20 aasta madalaim, mis ka tegelikult põhjustas kogu selle tõmblemise. Nüüd Eesti 200 reiting jah, jääb alla valimiskünnise ja mina küll ütlen, et neil on nüüd selles valitsuses vaja teha väga otsustavaid samme või vaja võidelda väga otsustavate ministrikohtade eest, et seda reitingut tõsta valimiskünniseni. Kui Eesti 200 sellisele ajaloole mõelda, siis kui selle projektiga alustati ja siis käis niimoodi võib-olla salamisi kuskil sordiini all asju arutati, siis põhimõtteliselt idee oli teha 94. aasta Reformierakonda. Ja siis mingisugusel hetkel tuli sellest selline natukene moekam sotsiaaldemokraatia välja. Ja see oli väga, väga huvitav transformatsioon, et kui plaan on teha 94. aasta Reformierakonda, kuidas siis jõutakse niimoodi tsentrist moekalt vasakule. Ja nüüd, kui siis vasaklus moest välja läks, eks siis tehti väikene haak tagasi. Peeter, kui sa ütled ükskõik millisele Eesti 200 poliitikule, et te olete vasakpoolne, siis sa näed, kuidas juuksed tõusevad füüsiliselt peast. Nägu läheb roheliseks, aga kui ma küsisin seda ka siin hetk tagasi siis Tehisajult, siis Tehisaju ütles mulle, et see on et majanduses on nad parempoolsed liberaalsed, sotsiaalpoliitikas tsentristlikud liberaalsed, identiteedipoliitikas kosmopoliitsed liberaalsed ja keskkonna küsimustes mõõdukalt rohelised ja see tähendab seda, et liberaalsus paistab vähemasti selle analüüsi järgi on nende peamine selline aspekt. Liberaalsus teatavasti võib olla nii vasakpoolne kui parempoolne, et selles mõttes on täitsa nagu arusaadav, aga see võib kõik nii olla, aga nii-öelda tavalise Eesti inimese jaoks on see kooslus väga keeruline, väga arusaamatu, keegi pole siiamaani mõistnud, et mida siis saavutatakse ja nad peavad leidma endale mingisuguse tee, milline see tee on, ma ei tea, kui Jumal oskab neile nõu anda, siis läheb neil hästi, aga vaatame edasi. Üks tee võib olla see, millise ministrikoha nad saavad nüüd uues valitsuses. Jaa, aga võib-olla jõuamegi vaikselt nende ministrite juurde juba, et valitsusremont tähendab seda eeskätt, et vaadatakse, kas kõiki need ministeeriumi on tarvis ja väga on tarvis, mis on olemas ja kes need ministeeriumi juhivad ja ministeeriumitega on teatavasti Eesti Vabariigis nii, et neid sünnib juurde ja neid kaob ära vastavalt sellele, kui palju on siis need inimesi,
kellel on parajasti vaja kätte anda mingisugune portfell, et kunagi tehti selliseid häbematuid temped, et anti tühi portfell inimesele, ministeeriumi ei antud, aga talle anti portfell ja ütled, mine ja valitseda polnud midagi. See oli selline ego silitamine. Tänapäeval tehakse nii, et liidetakse 2 ministeeriumi või siis tehakse mingisugune ministeeriumi alla mingisugune osakond või osa juurde, nagu näiteks endine taristuminister haldas taristoid, varem siukest nalja pole olnud, energeetik on tänapäeval kliimaministeeriumi all, vanasti ta oli siis majandusministeeriumi all, nii et seal on tõstetud ümber igasuguseid asju, aga kas see nagu see ümber tõstmine nii-öelda selle nimel, et ikka piisavalt kõik võtmetegelased saaksid endale mingisuguse portfelli kätte, et kas see on olnud mõistlik üldse, mis sa arvad? Ma arvan, et see ei ole olnud mõistlik ja kui jällegi vaadata seda ümbritsevat maailma, siis minu meelest ainuüksi see, et meil eksisteerib mingisugune institutsioon, mille nimi on Kliimaministeerium, on suhteliselt absurdne. Sellepärast, et kõik saavad aru, millega tegeleb Kaitseministeerium, kõik saavad aru, millega tegeleb Haridusministeerium, Kultuuriministeerium, aga Kliimaministeerium ainuüksi see nimi on mingisugune selline ajaloos väga-väga lühikese perioodi jooksul tekkinud hüsteerilise moevoolu tulemus. Just, see tekkis siis, kui kõik rääkisid rohepööre, hurraa! Ja rohepööre ei ole selles mõttes nagu vale asi, aga kui me nüüd päris ausalt mõtleme, siis kas meil on ministeerium, mis tegeleb kliimaga? Kliimaga ei saa, pole mõtet kliimaga tegeleda. Ilmastikuga üldse ei ole nagu selles mõttes mõtet tegeleda, et Eesti Vabariik, Toompeal ei tasu kliimaga tegeleda väga palju. Just nimelt, meil on majandus, meil on keskkond ja ütleme võib-olla selline, siis on võimalik hakata uskuma, et midagi päriselt muutub, kui tehakse ära selline sümboolne samm ja nimetatakse võib-olla Kliimaministeerium millekski, mis ta päris on. Mis ta päriselt on? No päriselt ta on ikkagi nagu majandusministeerium. No tundub ka jah, et ma arvan, et selle põhjus oligi see, et oli lootus ja kui me lootus oli see, et seoses Euroopa Liidu poolt välja kuulutatud rohepöördega hakkab nii kohutavalt palju raha voolama, need rohelised rahajõed hakkavad siis Eesti poole voolama, et sinna ette tuleb teha lüüs. Sinna ette tuleb teha lüüs ja siis selle lüüsi kaudu suunata siis raha kuhugi. Ja kui me vaatame, et siis kuidas sellega tegeleti, kui Kristen Michal oli selle koha peale Kliimaministeeriumit haldas, väga suur asi. Tema kantsler oli siis Keit Kasemets. Enne seda, kui Keit Kasemets siis läks, temast sai siis Kliimaministeeriumi kantsler ja enne kui temast sai riigisekretär, oli ta just nimelt ühe siukse väikese firma, tegeles ühe väikese firmaga, mille nimi oli Kliimacash, mille mõte oligi siis just see, et kasutada ära siis siinpoolset know-how'd, kuhu seda rohelist raha saaks suunata ja rääkida sellest Brüsseli bürokraatidele ja olla ise nii-öelda selliseks pisikeseks, ma ei tea, kas puuk on ilus öelda või ei ole öelda või ei ole, aga pisikeseks puugiks selle rahavoo peal, kes loomulikult saab endale, aga see Kliimacashi asi ei läinud käima, kui asjad oleksid teistsugused, kui Ukraina sõda ei oleks, võib-olla see oleks väga edukas ja väga rikas firma, aga võib-olla me oleme üldse saanud kasu sellest, et nüüd meil on siis Keit Kasemets, kes on siis riigisekretäri koha peal. Nojah, valitsuse üks võimalus toetust koguda on juba kindlasti see, et kes on need uued ministrid, et see on eelkõige Eesti 200 võimalus. Ja teine võimalus on see, milleni me ilmselt ka täna jõuame, on ikkagi see lause, et vähendame bürokraatiat, on loodud töörühmad ja võtta kuni 20% maha avalikke kulutusi, see on minu meelest üks väga ilus ja suur eesmärk ja ma loodan, et sellest ei saa 20 aastat tagasi öeldud Andrus Ansipi lause, et jõuan 5 rikkama riigi hulka, mis oli positiivne lause ja mis mulle tegelikult tagantjärgi isegi väga meeldib. Aga et see vähendame 20% avaliku sektori kulutusi, see tõepoolest ellu viiakse, aga ellu viiakse niimoodi, et me seda kuidagi ei tunne. Praegu tundub, et läheb pigem nagu vastupidi. No seda me saame näha, see kiiresti ei lähe, see nõuab ka sellist põhjalikku ettevalmistust ja
aga kui sellest valitsuse võimalikest ministrist rääkida, siis kõige rohkem on arutatud ikka kaitseminister Hanno Pevkuri üle, kes on siis juba umbes aasta otsa olnud särisenud nagu vorstikene pannil, et küll aasta tagasi siis tema kantsleri Kusti Salmi ja kaitsevägede juhataja Martin Heremi tõstetud 1,6 miljardi eurose laskemoona vajaduse üle. Vahepeal oli natukene rahulikum aeg, aga nüüd kerkis see uuesti kõik esile, aina ujub välja igasugust uut materjali, küll siis see, et just nagu ta oleks kaitseraha eest ujula rajamist toetanud oma valimisringkonda. Kas see nüüd päriselt on nii või mitte, seda on raske öelda, sellepärast, et asjaosalised räägivad erinevat juttu. On Urmas Reinsalu eelarve kasutamise erikomisjoni poolt välja toodud faktid selle kohta, et ei ole tehtud konkreetseid tellimusi, selliseid tellimusi, mis tooksid meile vajalikud relvad, on esialgu toimunud paberite vahetus. Ühesõnaga on sattunud siis Hanno Pevkur uuesti väga tugeva surve alla ja paistab, et Pevkur on üks selline tegelane, et ehkki ta on Reformierakonnas väga oluline, toob ta siiski nii palju sellist negatiivset räppi kogu aeg kohale ja seda juba aasta jooksul, et Reformierakond peab päris tõsiselt mõtlema, et kas nad ikka tahavad, et see kõik jätkub. Ma arvan, et nad kindlasti ei taha, et see jätkub. Sellisel juhul neil tuleb kaitseminister välja vahetada ja panna ta, kuna ta on nii oluline ja nii populaarne, aga kaitseministrit, kaitse esindajad ongi tavaliselt populaarsed küsitlustes, siis ta viia mõnele teisele kohale, näiteks kas või siseministriks. No ja kaitseministri vahetus ei tähenda seda, et moonahankega läheb mingisugune latt nagu tee pealt eest ära. Ja ma arvan, et asi on selles, et ta on lihtsalt mõnus, tubli, hea poliitik, kes käib ja ajab asju, aga siin on vaja, see on plahvatuslikku sellist jõudu, läbilöögi jõudu, kes paneb oma isikliku initsiatiivi sinna, kes paneb oma energia, oma autoriteedi. Sellised inimesed nagu Hanno Pevkur sobivad hästi rahuaega. Praegu meil üldse pole rahuaeg, meil on vaja ja ka peaministrilt meil on vaja väga palju energiat ja kiiret tegutsemist, see on nagu peamine asi. Ma olen suga nõus ja ei ole ka selles mõttes, et moonahange on Eestil välja kuulutatud, kui me ise ei hakka seda tootma, milles asi nagu liigub. Moonahange on välja kuulutatud koos teiste riikidega ja see muudab juba asja keerulisemaks. See on ainult üks osa kõikidest. See on üks osa, aga see on väga suur osa, aga midagi on tegelikult liikumas ja ma loodan, et see liigub edasi. Ma arvan, et 2 nädala pärast me saame selles samas saates rääkida, kas tõepoolest aprilli alguseks, nagu on lubatud, on meie kaitsetööstuspargis selgeks saanud see, kes hakkab meil siin Eestis kaitsetööstuspargis, näiteks Ämari lennubaasi miinitööstuspargis, miinitööstuspargis juba moona ja miine tootma. 2 nädala pärast peaks olema selge, vaatame, kas on. Aga härrased, ma olen teiega selles mõttes täiesti nõus, et Pevkur on väga hea rahuaja minister ja vaja oleks kedagi, kes oleks selline tõeline action mees, aga kas te tahate spekuleerida ka, et kes see action mees siis olla võiks? Tegelikult on selliseid action mehi, kes võiksid oma kogemuste, energia ja sidemete poolest seda kohta täita, need on ainult üks, see on praegune Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov, kes väga paljude poliitikute arvates on õige mees, kes selle koha peal peaks olema ja ma olen sellega täiesti nõus. See omakorda tekitab küsimuse, et mida siis õieti teha, mida siis järgmiseks teha Välisministeeriumis, et mida juhib Margus Tsahkna, sellepärast Välisministeerium on samuti ülioluline ministeerium selleks, et meie välissuhteid hoida. Margus Tsahknal on olnud huvitavaid selliseid nagu stseene, kus ta käib lipuga ringi Gruusia mässavate siis kodanike hulgas või kui ta kutsub üles siis arreteerima Iisraeli peaminister Netanyahut. Et tema kindlasti vajab seal väga tugevat ja väga head siis kantslerit, kes suudab kogu seda masinavärki käigus hoida ja kes on väga kompetentne. Kus kohas seda uut võtta, see on muidugi keeruline öelda, aga arvestades seda, et varsti peaks ju tulema suursaadikute suur rotatsioon, et siis võiks ju põhimõtteliselt mõelda, et sellest rotatsioonist leitakse inimene, kes võiks täita seda kohta. Aga seda kõike me saame näha ja seda praegu ka otsustatakse just nendel minutitel. Ja siinkohal väike paus. Keskpäevatund.
Keskpäevatund jätkab, Kuku raadio otsestuudio, päiksepaistelise akna taga istuvad seespool Peeter Kopper, Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi. Räägime nüüd sellest, kas me ikka tahaksime seda, et kui me oma linna, küla, kodu tänavalt käies teaksime kogu aeg, et meid jälgivad mingisugused kaamerad ja nad kogu aeg salvestavad meid ja siis mingisuguse kesksesse andmepanka meie pildid, videod, meie liikumine, kellaaegade ja kõikide muude andmetega kogu aeg koguneb ja seal ei ole mitte ainult meie endi näod, vaid seal on ka meie sõber, kellega me koos käisime ja meie laps ja meie vanemad ja mida iganes. Et kõik inimesed, kes üldse siin jalutavad, ükskõik millistes kontekstides satuvad omavahel koos satuvad mingisuguse hiiglasliku andmebaasi ja selle jutu põhjuseks on see, et Siseministeerium kavandab üle-eestilist näo ja numbrituvastusega valvekaamerate võrku ja see on tekitanud nüüd väga palju vastandlikke arvamusi. No siin põhimõtteliselt tuleks esitada väga tõsine küsimus, et kas ametnikud, kes tulevad hommikul tööle, teevad väikse kohvi, teevad arvuti lahti ja hakkavad selliseid plaane tegema, et kas nad raamatuid on oma elus lugenud. Et näiteks sellist raamatut nagu George Orwelli 1984 või Aldous Huxley Hea uus ilm või Fahrenheit 731 või kas nad on vaadanud 80ndate aastate B-kategooria ulmefilme. Ehk siis selline olukord, kus liigutakse justkui heade kavatsustega totaalse jälgimisühiskonna poole. See on päris õõvastav, sellepärast, et kui me mõtleme sellele, et millised riskid sellega tekivad. Jaa, ei, loomulikult kõik võib olla alguses väga heade kavatsustega, fantastiline, inimjõu kokkuhoidmine, tootlikkuse tõstmine, tehnoloogia kasutamine, see kõik on nagu väga ilus. Aga kui ühel hetkel on tulemuseks efektiivne repressiivaparaat ja midagi läheb valesti, siis põhimõtteliselt efektiivse repressiivaparaadiga taandatakse ära kõik teisiti mõtlejad, kogu opositsioon ja inimene, kes, mina ei elanud kaua nõukaajal, ma elasin nõukaajal 15 aastat ja kuskil võib-olla sellised 3-4 aastat ma tajusin seda, et võim pigistab mu pead niimoodi, et mul on valus olla. Ja nüüd, kui vabas Eesti Vabariigis ametnikud tahavad luua mingisugust sellist samasugust raamistikku, siis võib-olla sellised ametnikud võiksid äkki erasektoris proovida midagi hoopis ära teha või siis teine võimalus on see, et äkki kehtestaks keegi neile mingi kohustusliku kirjanduse nimekirja või et nad võiksid nagu kuidagi aru saada, et mida vaba ühiskond tähendab. Mina olen nõukaajal elanud natuke rohkem ja paraku olnud sunnitud teenima ka nõukaarmees. Aga ma ei saa teie probleemist päris hästi aru, et teades, et me selle teema täna võtame, ma sõidan tööle ühistranspordiga ja käin jala, ma püüdsin kokku lugeda kaameraid, mida mu silm märkas siia tulles. 12 lugesin kokku. Kuhu ma võisin nagu pilti jääda. Ja siis ma mõtlesin, ja mis siis? Ja mis siis, kui nad mind filmivad, ma jalutan või ootan trammi või teen midagi muud, mis siis juhtuda saab? Ma ei saa sellest hirmust aru, päriselt ei saa aru tänases Eestis. See mis siis on? Üks hirm on see, et kui me räägime bürokraatia vähendamisest ja paneme kaameraid juurde, siis ma ei usu, et tehisintellekt hakkab kõiki nägusid ja ma ei tea, vales kohas suitsetajaid kokku lugema, et seda peab ikka tegema kuidagi inimene või mingil põhjusel inimene. Aga mina küll hirmu ei tunne nende 12, ilmselt on neid 28 või 38, sest kõiki kaameraid ma ei suutnud tuvastada. Jaa, aga see oli ainult sinu pisikene käik, ma arvan, et Tallinnas on neid mingisugune 600 või 1000 kuskil. Ma tooksin paar sellist argumenti, mida toob siis välja vandeadvokaat Karri Ginter. Tema ütleb seda, et sellist süsteemi, mis kõiki inimesi potentsiaalsete kurjategijatena kohtleb, et ei ole üldse lubatud ehitada. Nüüd point on selles, kui seda ehitab Siseministeerium, siis mitte selleks, et pakkuda meile siis pärast Facebooki kaudu toredamaid kevad- ja suveriided, vaid selleks, et käsitleda meid potentsiaalsete kurjategijate. Nende inimeste hulgast hakatakse otsima kedagi, aga me oleme potentsiaalsed. Kui sa lähed kaubanduskeskusesse, siis sa oled ju kogu aeg kaameras. See ei ole riiklik kaamera, see on eraettevõtte kaamera.
teine punkt on see, kui näotuvastust viib läbi tehisintelligent, kirjutab siis Carri Ginter, on kõikide inimeste profileerimise süsteem vastuolus ka Euroopa tehisintellekti määrusega. See on väga oluline. Ja kolmas oluline punkt, mis ta ütleb, et kui meil on olemas keskselt hallatav andmebaas, kus on kirjas inimeste liikumised, on riskid tohutud, sellepärast me teame kõik, kuidas Venemaa ja Hiina nuhivad ja meil ei olnud just mitte väga ammu ei olnud need juhtumid, kus ID-kaartide andmed läksid lippama. Nii et selliseid asju on olnud, sellised suured andmebaasid tekitavad erilist huvi mitmesuguste selliste nagu terroririikide osas. Ja ma pean ise ütlema, ma olen olnud nagu suure osa elust sellisel seisukohal, et okei, et las nad mind filmivad, pole siis häda midagi, aga kui ma mõtlen seda, et nii nagu ka Carri Ginter on rääkinud, et kui sa käid oma lapsega tänaval ja teie mõlema pildid satuvad sellesse andmebaasi või teid pildistab kaamera, mis sa oled ületanud kiirust, su kõrval on sinu laps näiteks ühe sõnaga ja siis mõlema pildid jäävad politsei andmebaasi kui seaduse rikkumise kontekstis, siis see ei ole õige. Sinna ei tohi sattuda võõrad inimesed, palun väga, filmige kurjategijaid, kui tahate, aga mitte meid teisi. Ja Ainar, selles mõttes, et ma olen suga nõus, praegu ei olegi midagi hullu. Ma võin ka kaameraid üles lugeda, aga oluline on aru saada minu meelest sellest, et osa neist ei ole riiklikud kaamerad ja ei eksisteeri sellist üldist kõike hõlmavat süsteemi, mis mingisugusel viisil kogu aeg jälgiks. Vaat see kogu aeg jälgimine on see, mis põhimõtteliselt tekitab sellise olukorra, mis ütleme ausalt, indiviidi, kes kujutab võib-olla enam-vähem midagi ette, mis asjad on isikuvabadused, et see ajab seda närvi, see süstemaatilisus ja see, et selles kontekstis riik on alati, kuidas nüüd öelda, suurema ohuallikas. Ta on nii-öelda see, kellel on võim ja kui võim omab liiga palju informatsiooni, siis varem või hiljem läheb selle sõna otseses mõttes kuritarvitamiseks ja sellele kodanikule nii-öelda tõenäoliselt suhteliselt tühja tähja eest ära vajutamiseks. Peeter, selles on teatud ohumärk või teoreetiline oht, aga tegelikult sina, Priit ja mina ja kõik meie kuulajad oleme ju nagu kalad akvaariumis, kõik me, kes me käime sotsiaalmeedias, internetis ja nii edasi ja nii edasi. Me tegelikult oleme ju nähtavad, me oleme väljapaistvad ja me oleme selle valiku ise teinud. Siin on oluline vahe. Kui sa teed endale sotsiaalmeedia konto, see on sinu omal vabal tahtel, sa ei pea seda tegema, sa ei pea ka internetti, sa üldse ei pea minema. Sa võid elada nii, nagu mõni inimene, kes ka Eestis on neid, kes internetis ei käi ja pangakaarti ei kasuta. Priit, sa ajad ju jama juttu, neid inimesi... Ei, ma räägin, see on valik, kas sa annad vabatahtlikult ära, seepärast, et kui sa lähed internetti ja kui sulle või Postimehe koduleheküljele, siis sinult küsitakse, kas sa oled nõus. Consent on oluline, kas sa oled nõus sellega, et su andmed lähevad. Aga sa võid ka tänaval kanda näomaski ja päikseprill. Kuula, sa suhtled eraettevõtetega ja annad ise vabatahtlikult neile nõusoleku ja siin on riik, kes sind jälgib, pildistab, filmib, säilitab, kes ei küsi su käest nõusolekut ja sa ei saa kontrollida, mis seal on. See on nagu kõige olulisem ja tegelikult, kui minna nüüd nagu sellisele teisele tasandile siin, siis see, millest me räägime, on Michel Foucault panoptikumi idee. See on panoptikum. Panoptikum tähendab sellist järelevalve ühiskonda, kus inimesed käituvad iseennast jälgides, sest nad ei tea kunagi täpselt, millal need jälgitakse. Ja see on üldse pärit on siis filosoof Jeremy Benthami ideest teha selline tohutu suur vangla, mille keskel on torn, mille otsast siis vangivalvurid näevad kogu aeg kõiki vange ja selle asja idee on selles, et vangid hakkavad ise enda käitumist reguleerima, sest nad kunagi ei tea, millal just nimelt neid vaadatakse ja tabatakse rikkumiselt ja siis karistatakse. Ja selle panoptikumi mõte ongi selles, või see oht on selles, et inimesed kartes seda, et need pidevalt jälgitakse, hakkavad ise ennast tsenseerima. See on selle asja mõte. See, keda pidevalt jälgitakse, hakkab kohandama oma käitumist, et ta ei teeks midagi sellist, mis jälgijale võib-olla ei meeldi. See on teoreetiline oht loomulikult. Minu jaoks on hoopis suurem oht see, et kui nüüd tõepoolest hakatakse kõikjal filmima ja keegi hakkab vajadusel neid kaadreid ka üle vaatama, siis see on
meie bürokraatiale mitte miinusmärk, vaid plussmärk, et keegi peab seda tööd tegema, aga kiiruskaamerad ju kiiruskaamerad on ju aastakümneid pildistanud ja filminud autosid, mis ületavad kiirust, ma ei tea, 5 kilomeetrit tunnis ja nii edasi. Milles asi siis on, et kogu aeg need kaamerad on. Asi on ikkagi selle informatsiooni nii-öelda suurandmete kogumises ja nende analüüsima hakkamises. Sellepärast, et seni, kuni see informatsioon on fragmenteeritud ja kaootiline, sellel puudub selline väärtus. Mida see Peeter annab, et mingisugused kaamerad filmivad seda, kuidas ma kõnnin mööda tänav? Selles mõttes, miks ma pean seda mingisuguse hetkeni ei anna, aga ühel hetkel oled sa äkki siin samas saates näiteks ütled midagi sellist, mis kellelegi ei meeldi. Sellel kellelgi on piisavalt palju võimu selleks, et hakata tekitama sulle mingisuguseid ebamugavusi. Ja vaatavad, et ma läksin kollase tulega üle tee. Vaatavad, et sa läksid kollase tulega üle tee, sellepärast, et see sotsiaalse krediidi süsteem, mis ka mõningatele meie haritud tehnokraatidele kangesti meeldib, mis Hiinas kehtib suurlinnades, et see on niivõrd õõvastav düstoopia, kuhu on võimalik välja jõuda samm-sammult ja siin tekibki nagu see küsimus veidikene, et kui ametnikud töötavad selliseid mõtteid välja, eks ole, ma siin ütlesin, et ilmselt pole nagu raamatuid lugenud, ma olen suhteliselt veendunud, et sina suhtud neutraalselt, mina suhtun nagu väga suure ettevaatlikkusega, Priit suhtub suhteliselt suure ettevaatlikkusega, et kus kohast nagu üldse mandaat tuleb ametnikele millegi sellisega tegeleda. Õiguskantsler on öelnud, et sellel ei ole mitte mingisugust seaduslikku vundamenti. Kus kohas see mandaat tuleb? Kui enamus inimeste käest küsida, et kas nad tahaks elada sellises õõvastavas düstoopias, nad ei taha. Seal on 2 asja sellega seotud. Üks on siis see, mis nagu see diskussioon siis Ainariga. Ja see on see, et mina ei ole andnud luba selleks, et minu üle teha totaalset kontrolli. Ma ei ole riigile andnud seda luba. Kui ma annan Postimehele, Delfile, Äripäevale, ma ei tea, Google'ile annan selle loa, et siis minu andmeid kasutada, siis ma olen neid andnud. Seal on konsent, nõusolek täiesti olemas. Nüüd, kui Eesti Vabariik sooviks sellist nagu üldist üle-eestilist näotuvastusega valvekaamerate võrku luua, siis esimene samm selleks on valimised. Ja valimistel peab vastama iga siis ennast esitanud kandidaat sellele küsimusele, kas te pooldate üle-eestilist jälgimisvõrku või ei. See on nagu oluline. Igaüks peab andma selleks nõusoleku. Ilma minu nõusolekuta ei tohi minu rõdu pildistada, et millal, mis kell ma sinna tulen ja kas mul on aluspüksid jalas või ei ole. See on nagu üks asi. Ja teine asi on see, et kus need ideed tulevad, et üks päris huvitav teooria on see, mis minu meelest vastab tõele, on see, et ka ametnike hulgas on üsna suur soov nii-öelda iseseisvalt teha mingisugused, algatada mingisugust seadusandlust. Neil on ka omad mingisugused kiiksud, tahavad ka nagu asju paremaks teha. Need harilikult ei lenda. Nad teevad valmis mingisuguse ettepaneku, esitavad selle ministrile, minister lükkab tagasi, nad panevad selle sahtlisse tagasi, läheb mööda mõni aeg, tuleb uus minister, võtavad selle paberi sahtlist välja ja saadavad selle uuesti teile. Et sellised juhtumid, mida on nagu kirjeldatud, on olnud siin meie viimastel aastatel mõned päris huvitavad. Ja mul on selline tunne, et ma arvan, et see ei ole ka tühjast sündinud, et võib-olla sellel konkreetsel ametnikul, kes on siis selle esitanud, on ka olnud see mõte juba pikemat aega, äkki ta on midagi lugenud, äkki ei ole, ja nüüd ta lihtsalt tegi järjekordse katse, et äkki õnnestub siis nagu kord majja saada, et hakkame ikka hoiame kõikidel inimestel korralikult pilgu peal. Ma ei saa selle asja mõttest aru, esiteks ei ole kõigil inimestel võimalik pilku peal hoida, seda ei olnud võimalik teha isegi Nõukogude okupatsiooni ajal kõige süngematel aastatel. Ehk siis see, et ma püüan jäädvustada kõigi inimeste iga sammu, mida see tähendab, kes seda töötleb, AI töötleb, mida ta töötleb, ma ei suuda selle asja mõttest absoluutselt aru saada. Just nimelt, aga siis me oleme enam-vähem ühel seisukohal ja siinkohal teeme väikse pausi. Keskpäevatund. Keskpäevatund jätkab Kuku Raadio stuudios endiselt, otsestuudios, endiselt Peeter Koppel, Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi. Räägime nüüd natukene sellest, kuidas ettevõtjate elu
ehk hakkab minema natuke lihtsamaks, sellepärast kui ettevõtjatele on elu lihtsam, nad saavad rohkem ette võtta, rohkem arendada oma asju ja sellest riigi tulud kahtlemata tõusevad. Ja värskelt on kokku tulnud ettevõtjatest koosnev nõukoda, mille nimi on siis selline kohmakas efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoda, üldiselt see meenutab mingisugust perestroika aegu, selline efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoda, et võiks võtta eeskuju sellistest suurtest rahvusvahelistest organisatsioonidest või ameeriklastest, kes kui mingisuguse uue üksuse loovad, siis püüavad selle üksuse olemust iseloomustavatest sõnade esitähtedest panna sellise akronüümi, mis midagi ka nagu huvitavat tähendab. Ja see nõukogu keskendub siis planeeringutele, aruandlusele, avaliku sektori järelevalvele, üleliigsetele nõuetele ja seda siis tuuleparkide, tööstuste ja hoonete rajamisel eeskätt, aga põhimõtteliselt tähendab see siis seda, et ettevõtjad saavad oma jala ukse vahele selles aspektis, kui kellegi käest peaks küsima, et kas mingeid regulatsioone peaks võtma vähemaks, aga nüüd jällegi, seal on sellised lugupeetud inimesed, seda juhib Eften Kapitali tegevjuht Viljar Arakas, liikmeteks on siis Utilitase juht Robert Kitt, Paavo Nõgene Tallinkist, Jüri Raidla Elex Raidlast, Taavi Kotka ja veel inimesi ja siis ka Eesti Tööandjate Keskliidu juht Hando Sutter, Riigikantselei siis aitab neil nagu tegutseda, aga mina ei oska nüüd siit küll nagu hinnata, et kas sellele ettevõtmisele võiks mingisugust nagu reaalset edu ennustada või prognoosida ja reaalne edu tähendab tõepoolest seda, et mingisugused regulatsioonid kukuvad ära ja elu ettevõtjate jaoks läheb lihtsamaks. No siin tuleb vaadata seda võib-olla, et see on iseenesest teatud mõttes sümboolse väärtusega käik, et selline nõukoda on loodud. Miks pärast? Sellepärast, et mina julgen väita, et meil on olnud päris ports valitsusi, kes ettevõtjaid ei kippunud päriselt kuulama ja ei kippunud päriselt kuulama sellisel viisil, et ütleme see meie majanduskeskkond teps mitte ei paranenud, et prioritiseeriti igasuguseid jällegi asju alates rohepöördest kuni milleni iganes ja selline, kuidas ma ütleksin, et tekkis selline uus ja huvitav võib-olla klassivõitlus, kus siis on 2 klassi, ühed, kes siis genereerivad maksustatavat tulu ja teised, kes siis kulutavad ja jagavad seda ümber. Ja see lõhe kogu aeg kasvas ja nüüd ilmselt selle nõukoja loomine on üks samm sellest, et seda lõhe vähendada, arvestades sellega, et sinna nõukotta on saanud inimesed, kes on olnud valitsuse ja varasemate valitsuste suhtes päris kriitilised ja on toonud päris huvitavaid tehnilisi aspekte välja, miks on vaja kriitiline olla ja kuidas siis nii-öelda meie majanduskeskkond on tegelikult halvenenud. Et mina isiklikult tooksin siin välja just võib-olla Raul Kirjaneni, kes on päris mitu sellist päris tehnilist ja samas väga head arvamuslugu ajakirjanduses avaldanud, kus tõepoolest ta ei ole olnud mitte võib-olla niivõrd kriitiline, kuivõrd ära seletanud, et miks mõningad asjad ei saa toimida niimoodi, nagu neid tehakse parajasti. No jaa, aga siin on põhimõtteliselt üks väga lihtne raam. Selleks, et regulatsioone vähendada, nõudeid vähendada, aruandlast vähendada, järelevalvet vähendada, tähendab, et tuleb rohkem usaldada. Ja see ongi see laias laastus suur küsimus. Miks me siis ei usalda ja miks me reguleerime? Mingid regulatsioonid peavad loomulikult olema, absoluutselt, aga võib-olla seda usaldust tõepoolest ettevõtjate vastu on natukene liiga vähe. On tõesti liiga vähe, sellepärast, et kes siis teavad seda, kuidas seda maksustatavat väärtust luuakse. Ettevõtjad ja ka nõukojas olevad ettevõtjate tegevjuhid, kes sõna otseses mõttes igapäevaselt näevad, kust see nii-öelda lisandväärtus tekib. Ma ütleksin selle reguleerimise kohta veel seda, et tuleb meelde tuletada sellist head klassikalist raamatut, mille nimi on Peteri printsiip, mille kirjutasid 2 juhtimisteadlast juba väga ammu, kuskil 60. või 70. aga nad käsitlesid siis bürokraatia toimimist sellises
sotsioloogilisest aspektist ja see raamat on täiesti asjakohane ka tänapäeval. Ja Peteri printsiibi järgi on bürokraatia eesmärk iseennast kindlustada ja iseennast laiendada. Ehk kui bürokraatia on arenenud teatud tasemele, mingisugune bürokraatlik organisatsioon, mis on hierarhiline ja mis saab mingisugust fonde, siis see hakkab otsima iseendale tegevust, looma endale uusi osakondi, tekitama juurde mahtu, hankima juurde nendeks tegevusteks uusi siis fonde ja bürokraatia lõputult lihtsalt laieneb, et see on umbes nii, et puu tahab kasvada. Ja bürokraatia ei teki ega kao, ta muutub ühest liigist teise. Ei, see ma ütleks, ta päris energia ei ole, pigemini bürokraatia on selline nagu must auk, mis imeb energia endasse, nende inimese loova energia endasse ja see kaob jäljetult ära, see läheb meie nagu vaatushorisondi taha ja me ei näe seda energiat kunagi enam. Mida meil on vaja tekitada, et see energia pöörduks väljapoole ja selleks tuleb kuidagi see bürokraatia enesesse pöördumine, iseenesega tegelemine kuidagi peatada ja ma arvan, et see on nagu hästi-hästi oluline ja samas ka keeruline, aga ma tahtsin ühele asjale juhtida tähelepanu, et ja see on keeleliselt oluline, aga sisuliselt tähtis. Nii et see Araka juhitav seltskond kannab sellist nime efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoda. Ja kui te nüüd natukene mõtlete selle peale, siis mõelge selle peale, mida tähendab, see ei ole nõukogu, mida tähendab nõukogu ja mida tähendab nõukoda. Et nõukogu on formaalne, ametlik, struktureeritud, nõuandev organ, see on nõukogu. Nii. Aga nõukoda on esindulik, sümboolne ja kultuuriline. Et ma tean mitmeid nõukogusid ja nõukodasid, kus ma olen olnud liige ja need nõukojad, kus ma olen liikmeks olnud, on täiesti mõttetud asjad, sellepärast, et nendest ei sõltu mitte midagi ja nõukogu teeb ikka täpselt nii, nõukoda võib teha oma mingisugused ettepanekud, aga need tavaliselt mitte kedagi ei huvita. Nii et mul on selline nagu kerge kõhklus, et siin jällegi, sest need inimesed, kes selles nõukojas on ikka, ütleme, juhtidena on nad ägedad kujud. Nad on kõik sellised võimsad isiksused, sellepärast, et mömm ei saa kunagi väga rikkaks ja mömm ei hakka suuri ettevõtteid juhtima. Nad on ägedad tegelased. Nüüd, minu meelest on oluline see, kuidas nende isiklik autoriteet, energia, teadmised sellest nõukoja formaadist tulevad välja nii, et nad jõuavad valitsuseni ilma, et keegi seda ära ei lahustaks, et seal vahepeal oleks mõnda siis ametniku, kes istub ülikond seljas, et mehed on täitsa segaseks läinud, mida nad siin, mis nad unistavad, selle tõmbame maha, see oli meil nagu nii plaanis, selle võib lasta teha. Et see on see oht, et sinna vahele bürokraatlikult seatakse nii palju filtreid, et need head mõtted, mida nad kindlasti oskavad välja anda, et need head mõtted nagu kustuvad. Ja teine asi on see, et seal peab filter olema sellepärast, et kindlasti need inimesed suudavad nendesse ettepanekutesse panna midagi ka sisse sellist, mis mitte nüüd otseselt nende isiklikku businessit siis nagu aitab, aga üldiselt loob paremat keskkonda selleks, et nende äri läheks edukamaks. Väga hea, Priit. Meie töö siin meedias ei lõppe sellega otsa, et vaatame neid ettepanekuid, analüüsime neid ja jälgime, mis neist saab. Ja samm on igal juhul selles mõttes ju õiges suunas, et kui olid valitsused, kes üldse ei kuulanud ettevõtjaid, siis nüüd on valitsus võib-olla vähemalt mingisuguse nõukoja loonud, kust tulevad ettepanekud, mida vähemalt saab kuulata. Just, ja ühel päeval võiks nõukojas saada ka nõukogu, kes annab siis valitsusele nõu. Valitsuse nõukogu. Valitsuse nõukogu, just. Ja siis sellega me tänaseks lõpetame. Täname teid kuulamast, ilusat päikselist kevadist nädalavahetust ja kohtume taas nädala pärast. Keskpäevatund.